Rahvusvaheliste suhete teoreetikud, kes kuuluvad realistide koolkonda, ütlevad, et tugevad teevad, mida tahavad ja nõrgad peavad tegema seda, mis neile üle jääb. Me oleme Molotov-Ribbentropi paktiga, mis sõlmiti 23. augustil 1939, omal ajal lükatud täpselt sellesse seisu, kus me pidime tegema seda, mida suured meile kuidagi nagu jäänustena teha jätsid. Me oleksime võinud hakata 39. aastal vastu relvajõul. Me ei teinud seda. Hiljem oli juba hilja 1940. aastal ja päris hilja oli ka juba metsavendade vastupanu liikumise ajal. Aga tegelikult on ka teine ütlus, mis ei murra, see teeb tugevamaks. Ja ma julgen arvata, et kõik need kannatused, mida Molotov-Ribbentropi pakt Eesti rahvale kaasa tõi, on meid muutnud vaimselt tugevamaks. On meid teinud seesuguseks rahvaks, kes teab, et me kestame ikka. Me kestame kõikide vaenude ja kõikide kiusude ja kõikide suurte ja tugevate omavoli vastu. Ikka kestame. Ja sel kurval aastapäeval, ma usun, meil tasub mõelda selle peale, kui sügava haava lõi Molotov-Ribbentropi pakt meile südamesse, hinge, kui suuri kannatusi ja kaotusi ta tõi meile kui rahvale, aga me peame alati selle juures mõtlema ka, et ei ole halba heata ja see hea on kindlasti see, me oleme olemas. Meie keel on olemas, meie meel on olemas, meie tahe püsida ja kesta on olemas ja jäägu see nii.